Kelle robotid ei kuulaks heavy metalit? Me oleme maailma suurimal robootikafestivalil Robotex International 2023. Kusjuures, kas sa teadsid seda, et Robotex sai alguse Tallinna Tehnikaülikooli ühest väikesest klassiruumist ja nüüd on see reaalselt meie planeedi suurim robootikafestival. Seega, lähme tšekime, mis siin toimub. Tule kaasa. Me oleme jõudnud pealava juurde ja siin on praegu Lego joone jälgimise finaalid. Ehk siis joone jälgimise robot on see, mis loeb andurite abil siis ühte musta joont ja sõidab selle järgi. Ja kui robotil juhtub midagi, lendab välja, tuleb ratasalt ära, mis iganes, siis on kohe cancel, nii et vaatame. Räägi meile lähemalt, mida see vormel siis endast kujutab? Nii, et see on siis meil viimase aasta masin, FACE 23 on siis nimeks. See saab siis sõita juhiga ja ilma juhita. Maksimaalselt sõidab umbes mingi 120 km tunnis. Rajad on sellised hästi kiired ja tehnilised. Tavainimesed poes käia ei tohi sellega? Tavainimesed sellega sõita ei saa. Et selle vormeliga sõidavad siis tudengid, et ka siis meie tudengivormeli meeskonna liikmed. Okei, aga ilmselgelt TalTechil ei ole ainult vormel, meil on ka iseauto. Karl, räägi iseautost 2 lausega, mis see on? Iseauto on tudengiprojekt, kus erinevate õppealade tudengid tulevad kokku ja loovad midagi täiesti unikaalset. Igaüks panustab oma oskuse ja teadmisega ja kokku luuakse masin, mis sõidab ilma juhita. Miks valida iseauto, mitte vormel? Ma arvan, et see on selline väga isiklik küsimus, kellele ema, kellele tütar. Yeah, good point. Väga hea ülevaade. Lähme vaatame edasi. Me oleme jõudnud veeralli basseini juurde ja selle peale ma tahaks öelda, et mul on ka kodus üks selline, aga see on pardi kujuga. Selleks, et seda kontrollida, tuleb nagu tasakaalulikult hoida. Ma olen kuskil täiesti võsas, ma ei näe neid ringe enam. Oota, kuidas ma sinna ringide juurde saan? Oh my god. Sorry. Kas sa robotitega mänginud oled varem ka? Ma käin robootikas. Käid robootikaringis? Kas sulle meeldib ehitada roboteid? Jaa. Aga mis on kõige toredam nende robotite ehitamise juures? Et miks sa tahad neid ehitada? Et saaks kodus ka ise ehitada mingiseid. Me oleme TalTech Folk Race'i alas. Folk Race'i kohta ütleks nii palju, et see võistlus üritab jäljendada siis rallikrossi sellist haaravat olemust ja siin võistlevad robotid kiiruses ja osavuses. Ja seal raja keskel on takistused, millest nad siis peavad läbi saama ja seda võimalikult kiiresti. Lähme otsime Robotexi maskotti üles, ma tegelikult tean, kus ta on. Tere, Ivo! Sa oled nii üllatunud mind nähes iga aasta. Räägi meile, mitmes aasta sul siin on? Kas neid jõuab lugeda? 10? Ei, no nii palju ei ole, aga kindlasti 5. Kas robotid võtavad maailma üle? Ei, kindlasti mitte. Jaa. Miks sa nii arvad? Sellepärast, et on lahedad. Jah, võtavad ikka. On see hea või halb? Ei ole hea, aga ma arvan, et siin on nii palju aega veel, et saame nautida seniks seda maailma, mis meil on jäänud. Ma arvan, et robotid maailma üle ei võta, aga nad kindlasti muudavad seda, kuidas me töötame ja kuidas maailm töötab ja loodetavasti nad võtavad ära mingeid töid, mida võib-olla inimesed ei peaks tegema ja selles mõttes ma loodan, et nad muudavad meie elu paremaks. Me kasutame kindlasti tulevikus roboteid rohkem kui praegu, aga ma arvan, et me püüame ikka siin maakeral ise hakkama saada ja me oleme osa ju loodusest ja võib-olla ühel hetkel on robotid ka osa loodusest. Kas nad nüüd üle võtavad? Ma arvan, et mitte. Et need hirmud alati tekivad siis, kui midagi sellist suurt sünnib. Mis siis juhtub, kui robotid maailma üle võtavad? Siis kõik terve maa läheb legodeks. See näeb täpselt selline välja nagu Wall-E. Kõik vaadake Wall-it ja kui see hirmu ei tekita, siis vaadake uuesti. Ma tahaks loota, et masinad ei ole nii suurtes selles mõttes emotsioonides, et nad suudavad äkki seda rohkem hoida kui meie inimestena. Milliseid roboteid te ise igapäevaselt kasutate?
Oi, ma arvan, neid on palju, me isegi ei tea, mida me tegelikult kasutame, eks ju nutikell on ka mõnes mõttes ju robot, nii et neid tuleb järjest rohkem juurde ja tulevadki märkamatult, nii et saavadki osa meie elugu. Kas ChatGPT-ga olete ka tuttav? Eks ikka olen, kuidas siis saab sellest mööda vaadata. Ja oma töös kasutanud? Ma hetkel kasutanud ei ole, aga ma olen proovinud, jah, ma olen lasknud tal vastata küsimusele, kas Alar Karis on hea president. Siin on meil nüüd 3 kilo Lego sumo võistlus käimas ja Lego sumo kohta siis nii palju, et siin võistlevad robotid mitmes erinevas kaaluklassis, on pisemaid ja siin me näemegi 3 kiloseid, ehk siis need on päris korralikud. Selle võistluse mõte on selles, et üks robot peab lükkama teise roboti areenilt välja, järgides siis kõiki võistlus- ja viisakusreegleid. Me oleme jõudnud siia telgi tagustesse ja me leidsime siit ühe inimese, kelle nimi on KK Photographer. Saan aru, et sa oled loodusfotograaf? No mina pildistan inimesi looduses. Siin on palju inimesi, siin on palju noori, palju lapsi, on ka täiskasvanud, kes neid mentordavad. Meil on siin Koreast, meil on Lõuna-Koreast, meil on igalt poolt inimesi. Where are you from? Bulgaria. Okay, and what are you doing here? We are taking a part of this competition with 2 projects. How old are you? All of us, we are 21. So you're studying in university right now? Technical University of Sofia. And we are part of the robotics group of the Technical University of Sofia. We started Robotics India in 2018 and there are 1 million children that we've educated so far. So what's the story behind this is these children come from extremely poor communities and we are teaching them robotics, coding, AI, IoT for employable purposes. So we're training them to be future entrepreneurs and making them ready for future employment. Ja meil on Robotexil ka päris mitmed töötoad, nii et lähme vaatame esimesena TalTechi Folkrace'i töötuppa. Nii, tere tüdrukud, kuidas teie nimed on? Ronja, Miia. Ja mis te täna ehitate siin? Robotid. Me ehitame robotid, mis jookseb mööda seina. Seinast üles? Ja. Ja nüüd vaatame, kuidas valmib poole tunniga taskulamp. Ja miks te Robotexil olete? Sellepärast, et selle poisi mulle meeldib roboteid ehitada. Me tulime võistlema. Mis robotitega te võistlete? Tuletõrjumisrobotiga. Ja mis see robot teeb? Kustutab küünlaid. No kus saab head robootikaharidust praegu? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et ongi esiteks TalTech ja minust on väga mitmeid robootikaringe, et just kui mõelda tüdrukute peale, siis minust Unicorn Squad on see, mis toimub eritus gümnaasiumites, kus saavad tüdrukud proovida roboteid ehitada, et ma arvan, et see on nagu üliäge koht. Kuidas saada heaks inseneriks või programmeerijaks? Peab istuma nii kaua igavas kohas ja ruumis, et aju lakkab endal nii igav, et tekib huvi asjade vastu. Ja siis see kannab ise edasi. Vabandust, härra, kus te tormate? Mul on kiire praegu, aitäh teile. Ma tean, et teil ei ole kiire, te lihtsalt kulutate aega, lihtsalt niisama lööte surnuks. Miks see kaamera mul näos on, ma ei taha seda praegu. See on täiesti tavapärane vaatepilt Robotexil, et inimesed ei mahu lihtsalt kaadrisse ära, sellepärast, et neid on lihtsalt nii palju, nad on kõik nii tublid ja oli väga vinge, nägime palju võistlusi ja lahedaid töötubasid ja kohtume juba uuel aastal.